tulemast YouTube. Siin mina Music videos ja ma olen lõpuks tagasi või no, ma pole ikka veel nagu väga kaua ära olnud. Või no ma tunnen, sest ma iga kord, kui ma ei tee videot 2 päeva, ma tunnen nagu ma poleks teinud terve aasta. Nii et ja, ma olen tagasi ja ma tegin kõige originaalsema idee, mida ei ole mitte ükski teine YouTuber teinud ja mul polnud üldse teisi mõtteid, mida ma kavatsen varsti teha. Aga ma siis küsisin eelmisel videol või noh, mis on nüüd privaatne, nii et sa ei saa küsida. Küsisin, et küsitakse, tegin niimoodi, et te küsiksite mult küsimusi ja ma vastan neile, sest ma ei tea, ma tahan, mulle lihtsalt meeldib küsimustele vastata, eriti veel need, mis on minu sarjadele. Ja ma tean, mis juhtub pärast, kui ma selle video kindla peale mu kommentaar pärast teis järgmisi küsimusi, mis nagu te oleksite võinud seda teha ennem, sest esimene küsimus on, mis on mu lemmikvärv. Minu lemmikvärv on sinine, mu thumbnailides pole tegelikult üldse näha, et mulle meeldib sinine, aga sinine on mu absoluutne lemmikvärv, mu terve tuba ja kõik mu asjad on sinised, mis on mu lemmikälpes. Minu lemmikälpes on see, aga mul on praegu üks teine lemmikälpes, mida ma toon. See on tema. Tal pole veel nime, aga ma panen, sest ma panen igale malpessile nime, et ma lihtsalt ei peaks seda kutsuma selleks kassiks. Ja ma panen talle varsti nime, ta on oluline natukene. Ta võib-olla mu järgmises videos. Või noh, ja siis on minu unistustelpes. Mul ei ole väga unistustelpessi. Nagu ma väga tahaksin endale seda kõige haruldasemat telpessi, mida ainult paaridel on või võib-olla ainult 3 elpestuuberil on, ma enam ei mäleta. Aga see on väga haruldane, mitu tükki on neid ja eBay's maksab see mingi 100 või 1000, ma ei mäleta, aga kunagi ma saan selle. Või küsimus on siis, mitu LPS mul on. Kostumeerid LPS-i ma pole kindel, mingi vähemalt üle 10, aga ma lugesin need läbi, sest ma pole kaua, nagu peaaegu aasta aega lugenud ja ma olen palju LPS-e saanud vahepeal. See oli 60 või 79 LPS-i, nii et mul on varsti 100. Ma tean, et mõndadel, kes ei LPS-tuub, neil on vähem. Ja ma olen nagu neil rohkem kui minul ja ma olen kade natukene. Järgmine on kas Iron Man või Superman. Ma ei vaata DC universumi. Ma olen näinud ainult 2 filmi ja ühes pooles. Aga asi on selles, et DC filmid nagu need uued on kohutavad, ärge vaadake neid, ma ei tea miks ma saan aru, et inimestel on enda arvamused, I get it. Aga nagu üleolu, nad on halvad ja sellepärast ma ei vaata neid ja sest mulle ei meeldi üldse Superman, ta on nagu haigelt OP ja miks. Nii et, ja muideks, Iron Man on algusest peale mu lemmik. Nagu isegi kui ma väiksena, kes ma isegi teadnud, kes ta oli, ma tahtsin teada, kes ta on. Ja sellepärast ma hakkasin vaatama Marvelit, et teada, kes on Iron Man ja siis nüüd on mu lemmik tegelane ja ta suri ja ma olen kurb ja ma tahan, et ta tagasi tuleks, aga ma tean, et ta on surnud ja ta ei tule tagasi. Jah, ma nüüd rentisin peaaegu väga palju, kuidas mulle meeldib Iron Man. Järgmine on siis, kui palju mu koolis on õpilasi. Me oleme väga väike kool. Nagu ma arvan, et Nõmme peal me oleme nagu üks väiksematest koolidest. Nagu meil on ainult 400 või 300 õpilas. Mis on minu lemmik jäätis. Minu lemmik jäätis on šokolaad. Jah, väga basic, aga šokolaad on mu lemmikasi, mida iialgi süüa ja ma olen täiesti addicted šokolaadi peale. Nagu kui sa kohtuksid mind päris elus, sa ei kujuta ette, kui palju ma ostan seda. Nagu ma ei tee nalja, kui palju ma söön seda päevas. Mul on vähemalt praegu enda külmkaapis 4 nagu portsjoni lihtsalt seda, sest kui palju ma armastan seda. Siis on küsimus, kas ma elan linnas. Kuna Nõmme ei ole väga nagu, ei ole nagu linnas ja eriti kus ma elan, see ei ole väga. Ma elan nagu natukene nagu, see ei ole väga linnaline, see ei ole ka maa, see on lihtsalt see on nagu, mitte nagu küla, see ei ole ka linn, see on selline nagu keskmine, mis on täiuslik.
järgmine, ennem kui ma hakkan sarjadest rääkima, on siis kas ma kardan madusid. Ma kardan madusid, ma kardan kämblikke, ma kardan kõik, mis on limakad ja kõike. Nii, nüüd ma hakkan rääkima oma sarjadest, sest sealt tuli niimoodi 3 küsimust. Ja ka neid on vaja nagu pikka seletust. On siis, kas LPS raskused tuleb järgmisel aastal välja. No kuna aasta juba põhimõtteliselt saab kohe läbi, siis jaa. Aga mul on vaja 1 LPS-i, mul on vaja osta, mul on vaja paari seti asja, mul on vaja laudasid, toole, et ühte tseeni teha, nagu see on väga oluline minu jaoks. Raskused, ma pean sellele tegema nagu intro. Okei, järgmine on siis, kas LPS loomulik jätkub. Nii, see on natukene mitte nagu väga keeruline, aga ma filmisin viimase osa ära suvel. Ma ei ole seda monteerinud, nagu 1 sekundit ma pole ka monteerinud. Ja ma avastasin, kui ma filmisin seda, ma filmisin ühe väga pro kaameraga, millel mingid settingud ei töötanud ja nüüd, kui me panime selle mälupulga või mälukaardi panime arvutisse, see ei suuda neid faile, kuidas ma nüüd ütlen, protsessida, nii et ma ei tea, kas ma pean uuesti need kõik klipid filmima või ma saan need kätte ja ma saan pärast filmi nagu monteerida, mis läheb ainult mingi paar päeva sellega, sest see ei ole väga pikk. Siis on küsimus selline elu kohta. Mul on väga hea öelda teile, et varsti tuleb uus episood. Ma ei ole filminud midagi, aga järgmine episood tuleb lühikene, siis 5. episood tuleb minu lemmik episood, nagu personaalselt on see mu lemmik, kuidas ma olen kirjutanud. Ma olen Instagramis väga palju sneak peek'e teinud 5. episoodile. Nii et põhimõtteliselt see oli selline lihtne video ja nagu vaheajal, et ennem kui mingid suured asjad mul tulevad, hakkan tegema. Ma filmin seda oma kaameraga, ma loodan, et see on parem. Nagu see on parem, see on nagu 1000 korda parem. Nii et mul on palju lihtsam monteerida asju ja filmida ja need tulevad palju ilusamad. Ma vähemalt loodan nii, sest see tuleb kõik siin palju ilusam. Nii et bye!